tere, mina olen Hanna Nigul. Olen Vella Professionals Eesti koolitaja ja nagu alati me teeme veebikoolitusi selleks, et jagada teile põnevaid uudiseid, mida on Vella Professionals laborites jälle põnevat välja töötatud. Ja tänaseks teemaks on meil supernatural värv, mis on absoluutselt täielikult taimse koostisega ja väga-väga naturaalne. Nii et ma jagaks teiega hea meelega esitlust ja vaatame siis, millega täpsemalt tegu on. Nii, selline siis näeb välja meie uus Vella Professional Supernatural Color. Tegemist on 100% taimse juuksevärviga, mida ei segata kokku vesinikuga. Ma isiklikult pean seda teemat väga põnevaks ja oluliseks, eriti kuna kogu maailm liigub aina rohkem terveks olemise poole üleüldiselt nii seest kui väljast. Nii et vaatame siis täpsemalt, kuidas seda värvi kasutatakse ja kuidas teda võib iseloomustada. Aga ennekõike räägiks natukene, kust üldse tekkis inspiratsioon ja idee. Supernatural värvi põhiinspiratsioon tuli puhtatest ilutrendidest, keda tarbivad või mida tarbivad kõige rohkem järgmise põlvkonna inimesed, kes tahavad väga palju toodete läbipaistvust, ohutust ja nad pööravad oluliselt rohkem tähelepanu ilutoodetel koostisainetele ning tahavad täpsemalt teada ikkagi, mida nende toodete sees on peidetud, mida me igapäevaselt kasutame. Samuti nagu ka inimesed, kes jälgivad aina rohkem tervislikku toitumist ja ning soovivad teada, mida siis erinevad valmistoidud näiteks poodides sisaldavad ja kas need on meile ohutud. Ja kuna matša on üks väga selliseid terve tervise selliseid trende, eriti mis puudutab tee ja kohvi joomist, siis ka sealt on saadud inspiratsiooni Supernatural värvi loomisel. Ja kui rääkida natukene matša tee eduloost, kust kõik alguse sai, siis tegelikult matša kui ülemaailmse trendi taga on hoopis nooremad põlvkonnad, kes tahtsid tervislikumaid alternatiive. Ja tegelikult matša alguses oli lihtsalt tavapärane tee, mida joodi ja sellest sai pärast hiljem trendikas joogirituaal. Nii et kas ka juuksevärvide seas võib äkki tekkida selline hoopis täiesti uutmoodi trend, mis siis on inimestele palju ohutum ja tervisele rohkem usaldust pakkuvam. Praeguste erinevate värvide ja looduslike värvide seas on inimestel tekkinud siiski mure. Kliendid tahavad rohkem teada ikkagi, miks nende juuksed võivad saada kahjustatud erinevate värviteenuste käigus ja 39% klientidest on mures keemiliselt töödeldud juuste pärast. 43% on mures, kas nende juuksed on haprad ja võivad murduda. 34% kliendid on mures lokkis ja laineliste juustega määratlemise ja hakkama saamise koha pealt. Et ma ütleks, et need lokkis ja selliste tugeva kahuste struktuuri juustega kliendid ongi kõige suurem mureallikas alati, sellepärast et juuksed, mis on sirged, tihtipeale ei paistagi nii väga rikutud, kuigi tegelikult nad võivad olla seestpoolt rikutud, aga lokkisjuuksed, lihtsalt nendega hakkama saamine ja nende välimus on oma loomult juba kräsusem. Seega lokkis ja laines juustega kliendid on just need, kes eriti soovivad, et nende juuksed veel tervemad välja näeksid. Ja 26% on siis koostisainetele tähelepanu pööravad kliendid. Ma isiklikult olin natuke üllatunud, et see protsent on nii väike, arvestades, kuhu praegu elu juba liigub.
aga tore on teada, et vähemalt 26 on see protsent inimestest, kes siis mõtlevad väga detailselt läbi kõik koostisosad, mida nad igapäevaselt erinevates ilutoodetes tarbivad. ja praegune looduslike juustevärvide valik on üsna kesine veel, aga õnneks on meil Vellal nüüd töötatud välja uus värv. ja mis siis on nagu põhilised sellised hirmud varasemate looduslike värvidega, näiteks henna puhul tekitab hirmu just erinevad allergeenid, piiratud värvivalik ja värvid, mida ei saa kasutada koos vesiniku või keemiliste lokkide või keemiliste sirgendamiste teenuste käigus. Keeruline segada, juustele kanda ja keeruline kaasata professionaalsetesse salongiteenustesse. ja tihti ikkagi, kui me ostame mõne loodusliku taustaga juuksevärvi, siis tihti ikkagi nad sisaldavad ka ammoniaaki. või selleks, et seda värvi üldse aktiveerida oleks võimalik, me peame ikkagi kasutama vesinikku. mis oleks, kui Vella Professionals looks täiesti uue arusaama looduslikest juuksevärvidest ja mis oleks veel parem, kui me saaksime pakkuda seda ilusalongis professionaalsete iluteenustega koos. sellist värvi ei ole te kunagi varem proovinud. vähemalt mina lugesin seda teksti ja ütlesin tõesti, ma ei ole sellist värvi ennem proovinud. ja praegu on meil tõesti nüüd täiesti uus supervõimetega juuksevärv, Supernatural Color, ja ta mitte ainult ei värvi juukseid, vaid ta tugevdab ja parandab juukse olukorda. 91–100% loodusliku päritolu koostisainetega ja täiesti vegan. Lähme siis teemasse veel täpsemalt sisse, millest me tänase veebikoolituse käigus räägime, on siis, millised on klientidele pakutavad võimalused. Te pole kunagi sellist värvi varem proovinud, saame teada, milline see värv siis on, mida me ei ole varem proovinud. tutvume laia tootevalikuga, vaatame üle mõned värviteenused, räägime värvi segamisest ja juustele kandmisest. vaatame üle, millised on juba välja töötatud väga hästi toimivad värvisegud. praegused murekohad, nagu ma ütlesin, on siis looduslikud juuksevärvid ei pruugi vastata klientide ootustele. ja koostisainetele tähelepanu pööravad kliendid, kes siis tunnevad erinevatel põhjustel muret koostisainete koha pealt. eriti kliendid, kellel on keemiliselt kahjustatud juuksed, haprad, murduva kippuvad juuksed, lokkis- või lainelised, ja endiselt väga oluline teadmine on see, milline on meie koostis värvi sees. meil on siis täiesti uus Supernatural juuksevärv, mis tõesti teeb seda, mida ta on lubanud. proovisin ka enda juuste peal ära ja tõesti imeline läige. kui meil on juustes läige, siis see tähendab seda, et juuksed näevad ka terved välja. väga-väga mõnusalt pehmeks tegi juuksed ja jättis tunde, nagu juuksed oleksid tugevamad ja täidetud. ja see on lihtsalt väga suur boonus, et ta on täiesti vegan ning peaaegu 100% loodusliku päritolu koostisainetega. ja kui me räägime nüüd sellest, et ta nii looduslik ja vegan on, siis esimene mõte võiks tulla kohe, et okei, tegemist on hennaga, siis tegelikult hennast on asi väga kaugel. Supernatural värv on hoopis tanniine sisaldav juuksevärv. ta on õrn juuksevärv, mis ei helesta
temaga on võimalik teha juukseid tumedamaks ja värvida erinevaid toone. On võimalik luua nii erksaid kui ka vähem erksaid ehk siis loomulikumaid erinevaid toone ja temaga on isegi võimalik halle juukseid katta peaaegu 100%. Räägime natuke sellest, mis need tanniinid on. Tanniinid on looduslikud happed, mida leidub erinevatest taimedest. Taimed toodavad tanniine tegelikult loodusliku kaitsemehhanismina kahjurite vastu ja tanniinid annavad taimsetele toiduainetele ka värvi ja maitset. Supernatural Color sisaldab kuivatatud ja pulbristatud lehti, mis sisaldavadki siis neid tanniine. Tanniine tegelikult võib leiduda igal pool, erinevates toiduainetes, nagu te näete, et tanniinid võivad olla tervislikud, tee kaudu lõõgastavad, veini kaudu natuke lõbusaks tegevad, tanniinid võivad olla šokolaadis, mis teeb natukene paremat tuju ja tanniine võib leida ka pähklites. Mis puudutab nüüd pähkleid, siis jah, tanniine võib leida pähklitest, aga Supernatural värvi sees ei pea keegi muretsema selle pärast, et oleks otseselt pähkleid ja pähkliallergiat esineb paljudel inimestel, siis seda muret Supernatural Coloriga ei ole, keegi pähkliallergiat veel sellest värvist saanud ei ole. Nii, ja teadus, et kuidas see värv töötab. Kõigepealt siis on võetud tanniinirohked taimsete koostisosadega tõhusad värvigraanulid. Soojas vees nad lahustuvad graanulitest tanniinid, mis imenduvad juukse sisse ja värvimise käigus need tanniinid nakkuvad siis koos pigmentidega ja keratiinkiududega ja samal ajal, kui nad sinna nakkuvad, nad parandavad juukse struktuuri. Ja valmis ongi tõhusaid tanniine sisaldav värv, mis on siis juukseid tugevdanud nii seest kui väljast ja näeb imeliselt terve välja. Põhi kolm võtmekomponenti on siis siin teie ees. Meil on tanniinirikkad taimsed koostisosad, kuivatatud ja pulbristatud lehed, töödeldud Rajasthanis, Indias, vegan värvipigmendid ja loodusliku päritolu tekstuurikomponendid, nagu näiteks kuivatatud ja pulbristatud tanniinirohked taimsed koostisosad on pressitud kokku maisipõhise suhkru abil ja selleks, et sellel värvisegul oleks mõnus kreemias koostis, on sinna pulbristatud guaruba veel lisatud. Ja kui me need kõik segud omavahel sooja veega kokku segame, siis me saame sellise mõnusa kreemise konsistentsi. Aga rääkides natukene veel ennem hennast, nagu ma ütlesin ka, et väga paljud kardavad hennat, sellepärast et henna võib tekitada allergiaid, eriti must henna, nagu te näete siin pildil. Ka minul endal on hennaga, eriti musta hennaga olnud natuke ebameeldivaid kogemusi ja henna võib olla ka metallisooladega, seega metallisoolad juukse sees teevad igasugu kahju juuste murdumisest kuni värvi tuhmumiseni ja kuivuseni välja. Aga nüüd on meil olemas välja töötatud uus orgaaniline, õiglane kaubandus, jätkusuutlik, puhas ja kontrollitud värv. Ja kõige olulisem on just see, et me ei pea kartma igasugu allergiaid ega muid kõrvalnähusid selle värviga, ta on väga turvaline. Ja milleks siis need suhkrugraanulid sinna värvi sisse? Just nimelt sellepärast, et suhkur lahustab vees kiiresti,
tänu sellele lagunevad graanulid ja värvisegu on väga lihtne valmistada. et juuksurid, kes ise hakkavad ka kasutama seda värvi, siis on võimalik näha väga hästi seda, kuidas alguses need graanulid hakkavad niimoodi aina rohkem segades mõnusalt lahustuma, kuni lõpuks valmineb siis selline kreemias segu. Segusuhetest me räägime natukene hiljem, aga ilmselgelt, kui me räägime graanulite segamisest veega, siis juba loogika ütleb ka seda, et mida rohkem vett, seda vedelam segu meil tuleb. Räägime siis natukene toonivalikust enne. Meil on väga-väga uhke tunne selle müügi välimuse üle, et ma ise ütleks juuksurina ka ja nii palju, kui ma olen juba proovinud neid värve ise kasutada, siis tõesti need pildid ja see välimus, milline on nendel pakenditel, esiteks läheb väga kokku nende värvidega väga hästi ja nad on tõesti väga ilusad pakendid, mida juba presenteerida kliendile, kui tehakse kliendikonsultatsiooni ja kindlasti nad on ka väga-väga nagu huvieratavad, ma arvan. Näiteks Chili Red ja need punased huuled ja Plum Red ja siis see lilla õhupall ja need espresso ja pähklid ja šokolaad, need on kõik tõesti väga-väga hästi valitud värvid ja pildid, et ma ütleks, et Vella veel sellist asja ei olegi teinud. Räägime natukene numeratsioonist. Lisaks sellele, et meil on nii lahedad pildid pakkide peal ja nii kutsuv, pilku püüdev välimus sellel pakil, siis juuksuritel on ju alati tähtis teada ka, milliste värvikoodidega meil tegemist on. nii et lisaks nimedele, nagu näiteks espresso brünett, on meil ka numeratsioonid. Espresso numeratsiooni numbrid on siis 4/08, see tähendab siis seda, et neljas tumedus, tumedusaste ja natukene naturaalset nulltooni ning sinna on lisatud ka külma sinakat tooni. ja see number on pandudki peamiselt juuksurite jaoks, et nad saaksid väga täpselt aru, mida nad teevad, kui nad hakkavad neid värve omavahel kokku segama. ja üldiselt, kes on juba Vellaga varem töötanud, teavad täpselt, milline on Vella numeratsioonisüsteem ning ka teavad, milline number millist alatooni tähendab ja milline number millist sügavust tähendab. siin on näidatud ka, et kehtib samasugune reegel nagu ennem, ehk siis siin slaidil 5 näitab siis meie tooni sügavust ja põhitoon on 7 ning kõrvaltoon on 5. mida heledam on algtoon, seda erksam jääb tulemus ja mida tumedam on algtoon, siis seda õrnem jääb tulemus. ja kindlasti, mida tumedam on algtoon, siis ka seda tumedam ta jääb, sest et see värv juukseid ei helesta. Rääkides veel erinevatest värvitoonidest, mis meie valikus on praegu, siis siin ees on kõik brünetid, millega saab värvida brünette juukseid, loomulikult ka halle juukseid, aga nad on koondatud siia kokku kui brünettide alla. meil on velvet brünett, mida väga tihti kasutatakse just hallide juustega käsitlemisel, karamellbrünett, kakaobrünett ja espressobrünett ja neid kõiki toone võib omavahel vabalt segada vastavalt vajadusele. järgmiseks on meie punaste seeria, aprikot, chili red, mahogan ja ploomi lilla ehk siis plum red. ma olin väga põnevil alguses, kui me hakkasime koolitajatega proovima neid toone, siis meil plum red'i veel ei olnud kättesaadav meie jaoks ja ma väga igatsesin, et aga kuidas teha natukene sellist külmemat tooni punakat. ja siis tuli välja, et Plum Red on täiesti olemas, nii et ma olen juba proovinud Chili Red ja Plum Red'i omavahel segada ja tuleb väga-väga äge, kergelt sügavama alatooniga, veidi külmem punakas värv, nii et kindlasti soovitan proovida.
ja mida ei ole varasemalt eriti olnud looduslikel erinevatel värvidel, on ju loomulikult blondid toonid. aga nüüd on need täiesti olemas. ja samuti ka blonde toone võite segada erinevate värvidega kokku, teha ise imelisi lahendusi. pigmendid on ülitugevad, üliintensiivsed, proovisin oma klientidel ka neid ja tõesti, tõesti, näiteks Pearl Blonde 1095 annab imeliselt, imeliselt puhta, mõnusa, külma, läikiva tooni. nii et tõesti väga-väga super värvivalik on meil juba praegu kättesaadaval. ja see pole veel kõik. meil on ka 3 lisatooni, mis on mõeldud värvisegudesse lisamiseks, et saaks luua veel personaalsemaid tulemusi. ja selleks on meil Clear ja Indigo ja Copper. mis puudutab nüüd Indigot, siis te näete, et siin on kirjas, ärge kasutage esiteks teda üksinda omaette ja tulemus võib olla esimesel päeval pisut roheka alatooniga, kuid pärast hiljem ta muutub natukene puhtamaks, violettsemaks. ja seda ta tõesti teeb ka. ma proovisin endal salongis värvida täiesti kriitvalge testsalgu peal ja ta tõesti jäi alguses selline sinakas rohekas ja 2 päeva hiljem oli ta muutunud hoopis teist tooni. ja tõesti, see ei ole mitte mingisugune saladus, vaid see on tehnoloogia ja ma soovitan seda proovida ennem testsalgu peal, et te veenduksite, et ta päriselt niimoodi töötab. aga sellist muutust 2 päeva jooksul teeb ainult Indigo Enchanger. räägime siis värviteenustest natukene. ja kuna me räägime, et meil on tegemist tanniine sisaldava orgaanilise värviga, siis me saame muuta värviteenuse elamuseks salongis ja seda ka juba selle põhjal, mida klient tajub ja tunnetab. kuna tal on väga sarnane lõhn matšale, siis kindlasti klient saab täiesti teise kogemuse ja elamuse selle värviga salongis. nii, aga lähme siis räägime edasi, kuidas selle värviga üldse siis tegelikult salongis värvida. meil on olemas signatuurteenus, mis tähendab, et me kanname värvi juurtest otsteni ühtlaselt. siis meil on olemas halli katmise teenus ja blondi toonimine. siin on näidatud siis signatuurteenusena, kui juuksed on värvitud juurtest otsteni Supernatural värviga. siin on näha ka enne ja pärast, ehk siis juuksed on justkui rohkem tervemad, defineeritumad ja elule löödud. ja vaatame siis, kuidas seda tegema peab. kõigepealt on meil ettevalmistus, siis meil on värvi segamine. nii, väga oluline detail, mida peab teadma, on see, et Supernatural värvi tuleb segada vähemalt 70-kraadise veega. see on miinimum, sellest külmema poole minna ei tohiks, sellepärast et muidu värvigraanulid väga hästi ei segune ja teil läheb selle värvisegu tegemisega palju rohkem aega ja võib-olla isegi ei tule päris õige segu, kuna see värv aktiveerub sooja veega. mõjuajad on erinevad. meil on blondi toonimine, siis on toonis värvimine ja halli katmine. et vastavalt vajadusele kombineerite neid mõjuaegasid, vastavalt vajadusele kombineerite ka värvisegude tegemisi. värvisegusid on võimalik teha kas 1/4 või 1/7. tavaliselt, kui me räägime halli katmisest ja juuksejuurte värvimisest, siis me kasutame segusid 1/4, aga mõnikord, kui me tahame lihtsalt kerge värskenduse või blondide toonimise teenuse teostada, siis me teeme segu lausa 1/7, mis on oluliselt vedelam segu. ja loomulikult peale värvimist me jätkame järelhooldusega ja soovitame kliendile ka kaasatooteid, millega seda värvi hoida ilusana, juukseid hoida tervena. ja selle jaoks on Vellal erinevad sobivad koduhooldustooted ja ka salongihooldustooted.
Aga praegune kõige suurem hitt on Vella Ultimate Color sari, mida soovitatakse kasutada koos Supernatural Coloriga. nii, siin siis sellel signatuurvärvimisel teostati värvimine üle pea, juurtest otsteni. Segu tehti juurtele 30 grammi pulbrit pluss 120 kuni 150 milli vett ja kindlasti 70 kraadi. Miks vesi peab olema vähemalt 70 kraadi, on sellepärast, et kui te hakkate kliendile juustesse seda Supernatural värvi kandma, siis 100-kraadise veega te teete liiga kuuma segu ja te peate ootama lihtsalt liiga kaua, et seda juustele kanda. seega soovitatav on vähemalt 70, mitte vähem, aga lubatud on teha ka kuumema veeseguga. mõelge sellest niimoodi, justkui nagu te teeksite teed. kui te teete kodus teed, siis te panete teepaki ja valate sinna peale 100-kraadise vee selleks, et need tee koostisosad saaksid aktiveeruda. ja sama käib ka Supernatural värvi kohta, et teil on vähemalt 70 kraadi vett vaja selleks, et need Supernatural koostisosad saaksid aktiveeruda ja saaks tekkida õige värvikonsistents. ja nagu siin pildil on näha, milline näeb välja ka keskosa ja otste värskendamine, siis pange tähele ka seda, milline see värvisegu näeb välja. Te peate kindlasti klientidele ütlema ka seda enne, kui te hakkate seda värvi teostama, et see värvisegu võib oluliselt tumedam välja näha juustel, kui on lõpptulemus. ja väga huvitav on ka see, et selle värvi puhul ei ole tegelikult väga võimalik kontrollida värviprotsessi käigus seda, mis nende juustega seal värvi all toimub, sest et see värvisegu on lihtsalt nii tume, et väga ei ole näha sinna värvi alla. nii et ärge sattuge paanikasse, usaldage protsessi ja kindlasti rääkige ka klientidele. siin kõige parempoolsemal pildil on näha, et siin tehakse juuste toonimist blondidele juustele ja nagu te näete pildi peal, siis see värvisegu on väga tume. aga tulemus hiljem võib olla täiesti ilus puhas blond toon. ma arvan, et siin selle pildi peal on kasutatud 936 cashew blond värvi. nii et ärge sellest ära ehmatage ja võtke see lihtsalt endale teadmiseks ja rääkige ka klientidele. ja mida meil on siis vaja? vajalikud töövahendid, ilma milleta me seda teenust teostada ei saa, on esiteks kuum vesi keedukannuga, soovitatavalt 70, pintsel, kauss, soovitatav on kasutada vispälpintslit, mis ei ole ka metallist ja siis kindlasti ilma milleta me ei saa hakkama, on kile ja kile tuleb asetada juustele, kui värv on peale kantud. vahet ei ole, kas te teete juurte värvimist või teete üle pea värvimist, kile tuleb panna nii või naa. eriti soovitan kasutada kilet, et te kindlasti kannaksite väga korrektselt kilekihi näoäärtele, sellepärast et kui me kasutame klimasooni ka, siis seal all läheb üsna soojaks ja see värv kipub kuivama. nii et kui te teda ilusti kile alla kinni ei kata, siis see värv võib sinna näoäärtesse väga ära kuivada ja seda võib olla väga ebameeldiv pärast maha loputada. nii et pange rõhku kindlasti näoäärte kiletamisele ja teil on endal pärast oluliselt lihtsam. ja soojus on ka väga oluline detail. on lubatud kasutada nii klimasooni, kui on lubatud kasutada ka soojarätikut. mina isiklikult ütlen, et klimasooniga on tulemus parim, sest klimasoon annab ikkagi piisavalt palju soojust. aga on lubatud kasutada soojarätikut, siis on soovitatav võib-olla värvi lihtsalt pisut kauem peal hoida. loomulikult, kui keegi väga leidlik on, siis võib natukene fööniga ka veel soojust juurde anda, kui tõesti klimasooni salongis ei ole. ja teenus võiks siis välja näha selline, et te viite läbi 3-etapilise konsultatsiooni kliendiga, räägite kõik ära, kuidas see asi välja nägema hakkab, mis tegu värviga on, mis on selle värvi juures erilisemad kui tavalise püsi- või poolpüsivärviga. ja juuksed tuleks ennem ära pesta soovituslikult. on lubatud kanda värvi ka
kuivadele juustele, aga see tähendab seda, et need juuksed peaksid väga puhtad olema. kui juuksed on juba vähemalt 2 või 3 päeva pesemata või seal juustes on väga palju erinevaid viimistlusvahendeid juba ladestunud juuste peale, siis meiepoolne soovitus on, et te peseksite need juuksed ikkagi ennem ära ja kannaksite Supernatural värvi rätikukuivatesse juustesse. nii, siis niisketele juustele kanname värvisegu. soojuse säilitamiseks me vähime need juuksed kilesse, kasutame kas klimasooni või kuuma rätikut. ja pärast, kui me peseme neid juukseid šampooni ja balsamiga, siis peale seda on teie enda vaba valik, millist hooldusrutiini te soovite jätkata. siin antud juhul on kasutatud NutriCurls stiliseerimistooteid, mis on siis just nimelt lokkisjuustega kõige sobivamad. nii, siin on näidatud selline ilus punapea. enne ja pärast pilt on, nagu te näete, ja vaatame, kuidas see värv teostatud on. arvestades, et ma nagu ütlesin ka ennem, neid värvisegusid võib kõike omavahel kenasti segada vastavalt vajadusele ja vastavalt värvi ütleme siis segamisreeglitele, et noh, sinist ja punast võib-olla ei ole kõige soovitatavam kokku segada, aga ma arvan, et iga juuksur, kes on vähegi teadlik, kuidas värve omavahel kokku segatakse, saab sellega kenasti hakkama. siin on nüüd kasutatud sellist värvisegu. Apricot Red ja Caramel Brunette on omavahel segatud kokku ja sellega on teostatud kõigepealt hallidele juustele eelvärvimine. Apricot Red annab siis seda ilusat oranžikat tooni ja Caramel Brunetti on lisatud veidi, et anda natukene ka sügavust värvile. ja pärast, kui see värvimine juurtele on tehtud, on üle pea ühe korra veel kantud Apricot Redi, et kõik uuesti veel kord saaks nii juured kui ots pigmenti. vaatame, et juuksed oleksid puhtad, kanname värvisegu peale ja kindlasti kiletame juuksed ära, hoiame sooja all ja siis peseme ja loputame ja stiliseerime vastavalt vajadusele. nii, hallide juuste katmine. Hallide juuste puhul on võimalik teha seda 2 etapina. nagu te näete, siin on esimesel pildil värvimata juuksed, teisel pildil on eelpigmenteeritud juuksed ja lõpptoon on siis selline, mis on kohe nagu palju tumedam juba kui esimene. ja vaatame, kuidas siis seda tehtud on. samamoodi siin on kasutatud eelpigmenteerimist. eelpigmenteerimiseks on kasutatud 601 Velvet Brunetti, millega on lastud juurtel kõigepealt mõjuda kile all soojaga 20 minutit. ja nagu te näete, siis juurtele on kasutatud ainult 20 grammi vett, mis on üsna väike kogus, aga sellest tuleb väga palju värvisegu kokku lõpuks, kui veega teda kokku segada. nii et ma ise ka, kui ma enda juukseid värvisin Supernaturaliga, siis ma kasutasin ka umbes 20 grammi pulbrit ja 80 milli vett ja see oli täiesti piisav. ja kui see on tehtud, siis me peseme juuksed ära ja me kanname uuesti juurtest otsteni espresso brünetti, mis annab siis juba veel külmema tooni ja veel rohkem ka sügavust meile. ja siin on nüüd tehtud siis natukene rohkem värvi, 30 grammi pluss 120 milli vett. ja me kanname siis selle number 2 värvisegu juurtest otsteni selleks, et juuksed kõik uuesti üle värvida ja veel tumedam tulemus saada. siin on siis näidatud ka, kuidas seda tehtud on, et kõigepealt on juuksed olnud hallid, siis tehakse eelpigmenteerimine 6/01 tooniga, siis pestakse juuksed ära ja siis uuesti värvisegu juurtest otsteni 4/08 tooniga. ja pärast stiliseerimine läheb soovitud viisil edasi. nii, aga kuidas siis blondeerimisteenustega koos seda värvi kasutada, on meie järgmine teema. nagu te näete, siin on ka enne ja pärast pilt, väga kena, väga loomulik.
siin on siis kasutatud Blondor Freelights pulbrit ja vesinikku ja Freelights tehnikat, millega blondeerijat juukse juurte lähedale ei panda. ja pärast on siis toonitud Cashew Blond Supernatural värviga. ja nagu te näete, siis siin on 40 grammi pulbrit ja 240 milli vett. see on siis oluliselt vedelam segu kui tavalised segud, mida me kasutame halli katmiseks või toontoonis värvimiseks. siin on näidatud teile teenuse etapid. kõigepealt kliendi konsultatsioon, siis Freelights blondi blondeerimine. võib kasutada erinevaid tehnikaid. kui meil on blondeerija olnud 50 minutit soovitud tooni moodustumiseni, siis me peseme need juuksed šampooniga ära ja kanname juustesse veel Blondor Seal and Care pH balansseerijat. kui me oleme Seal and Care'i ära loputanud, siis me ei pese rohkem, kuivatame rätikuga juuksed ning hakkame kandma peale Supernatural toonimist. kui Supernatural toonija on juustes, siis loomulikult me jälle katame need juuksed kilega ja hoiame 20 minutit. värvisegu näeb väga tume välja, nagu ma eelnevalt mainisin, seda tuleb kindlasti kliendile öelda, et klient paanikasse ei läheks. ja pärast mõjuaega sama rutiin, emulgeerimine, loputamine ja kasutame sobivat palsamit ja šampooni vastavalt juuksetüübile. kindlasti, nii et kindlasti proovige kasutada koos Supernatural värviga Ultimate Color juuksehooldustooteid nii salongis kui soovitada ka kliendile koju. ja väga kräsustele juustele oleks parim lahendus kasutada Ultimate Smooth tooteid, mis siis väga just kontrollivad juustes kräsu, muudavad nad oluliselt siledamaks ja panevad nad veel rohkem läikima, kuigi Supernatural Color juba paneb juuksed väga läikima, siis sellega on võimalik veel ekstra lisasiidisust ja läiget lisada. ja kui meil on tegemist blondeerimisteenustega, siis on alati soovitatav kasutada Ultimate Repair'i, mis parandab kahjustatud juuksed. eriti hitt-toode Ultimate Repair sprei, mis siis võitleb juuste murdumise vastu ja vähendab juuste murdumist 99% ja teeb nad 12 korda siledamaks. nii et kliendid, kellel on oht, et juuksed võiksid murduda või nad on eelnevalt blondeeritud, siis võiks olla see just parim lahendus neile. nii, ma väga loodan, et te saite inspiratsiooni ja väga palju infot uue Vella Supernatural värvi kohta. mina tänan teid kuulamast.